Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma pale sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Amen, amen, amen. Korra aastas tuuakse metsa ja aia ja põllusaadused altari ette, kaunistatakse kirik nende andidega, mille eest soovitakse tänu öelda. Et nõnda loodusande on toodud muistsel ajal ka hiiepaikadesse ja tänulikud oldud. Ristiusk ja selle eelne vana pärand on Eestis ju väga sügavalt põimunud. Kas või näiteks suviste pühadel vanasti toodi kaset tuppa. Tänapäeval vist on neid kodusid väga vähe. Küll aga enamus kirikuid on suviste pühal ehk nelipühal kaskede ehtes. Ju see on mingisugune vajadus siis puude vahel palvetada. Kui me küsime, et miks on üks paik püha, siis ilmselt on ju sedapidi, et mitte see paik, need puud ei vaja, et meie siin käime, vaid meie vajame. Siin on kohalik kogukond käinud jaanitulesid pidamas mäletamatutel aegadel. Ümberringi on palju ohvrikivisid ja muid muinasaegseid paiku. Ja päris siin kõrval mäeveerul on ka ohvriallikas, väga tuntud silmaallikas, mis omal ajal enne kuivendamist täitis veega ka selle Animäe veeru. On teada näiteks, et kui ekskavaatorid läksid selle allika kallale, siis kohalikud inimesed tulid keelama, et siin küll ei tohi kaevata. Teadsid selle paiga tähendust. Vaatame, kas me vett ka leiame siit kraavi põhjast, kus siis vanasti see põlispuude saluga püha allika koht oli. Tõepoolest, siin on vesi põhjas, vesi voolab. Tegelikult ei ole mitte sellel allikal probleem, vaid nendel inimestel, kes siin samas kõrval Viljandi maanteel mööda sõidavad ja autos pudelivett rüüpavad, nendel ei ole aega allikale tulla. See, mida me täna näeme, on tegelikult päris hirmus hävitustöö, mis on tehtud. Maaparandus oli mõeldud selleks, et meie maad saaksid viljakandvamaks. Täna on paradoks see, et ka maa on söötis, mis on pühapaiga hävitamisega rajatud. Kui me armastame laulupeol kanda rahvarõivaid või kaunist rahvapärast ornamentikat vihmavarjudele või kalossidele trükkida, me meeldivad rahvalaulud, vanasõnad, siis sellesse tervikusse orgaaniliselt kuuluvad ka pühapaigad. Tegelikult on võlts ja kahepalgeline kanda rahvariided ja lasta hävida nendel paikadel nagu see siin.